Olen Urmas Lees, Kverelandi tootejuht. Käisime niidukite demopäeval Voorevarmis, kus me olime väljas siis 2 niidukiga, esiniiduk Kvereland 3336 FT ja külgniiduk Kvereland 3332 MT. Ühine mõlemale niidukile on Kverelandi lõikelatt, mis on suure õlimahutavusega. Tänu sellele siis ei toimu kuumenemisi, on hea jahutus. Siis Kverelandi omapära on see, et tal on ümmargused niidukikettad. Need on väga olulised meie oludes, kus on põldudel ka kive, et ei toimu siis võõrkehade ketaste vahele kinnijäämist ja seetõttu ka ketaste purunemist. Et iga ketas on väga hästi kaitstud, võõrkeha praktiliselt kettani mitte kunagi ei jõua. Teiseks teeb siis ümmargune ketas väga vähe tuult, mille tõttu ei lükata siis rohtu enda ees maha ja ei jää siis põllule triipe tänu sellele. Mõlemal niidukil on iseloomulik veel konditsioneer ehk siis muljur. Mõte on siis selles, et niidu latilt olev rohi tõstetakse üles ja viiakse niiduki taha. Et ilma konditsioneerita niidukitel libisev rohi lihtsalt üle niidulatti jääb maha ja seda ta on maapinnal liiga lähedal ja hilisem töötlemine võib siis viia sinna sisse mulda. Konditsioneeriga niidukid tõstavad siis rohu üles ja sellega saab siis hästi vormida vaalu. Lisaks sellele konditsioneer võimaldab siis seda rohtu töödelda väga erineva intensiivsusega. Eripära Kverelandil on siis sellest, et see konditsioneeri plaat on liigutatav mõlemast otsast nii eest kui tagant. Mis tähendab, et me saame väga hästi seda konditsioneeri kasutada ka lehelistel, näiteks lutserni niitmisel, et sel juhul ei rapita ära neid lehti sealt, vaid lihtsalt transporditakse materjal niidulati pealt põllu peale. Ja vaal on hästi, nagu juba öeldud, vormeeritav. Lisaks jääb ta siis õhulisem, ta jääb maast lahti ja kujub palju kiiremini. Esiniidukil on veel omapärane kivikaitsesüsteem. Need vedrud, mis määravad ka survet maapinnale, samal ajal töötavad kivikaitsena. Kuid see vedru on tehtud väga kavalalt, et nii kui me sõidame vastu kivi ja niiduk liigub tahapoole, vedrud pingutuvad automaatselt, mis teevad selle niiduki kergemaks ja üle kivi tulemine on väga lihtne tänu sellele. Taganiiduki transport toimub siis ka väga ohutult. Nimelt tagumine niiduk läheb transpordi asendis üle 90 kraadi, et juhul kui niidukit tõstetakse transpordi asendisse traktori kõrvale 90 kraadi ülesse, siis jääb kogu niiduki raskus traktori parempoolsete rataste peale, mis tõttu on väga halb sõita. Kui aga läheb ta üle niimoodi nagu Kverelandi 3332 MT, siis raskuskese jääb täpselt traktori keskele 2 ratta peale ja transportimine on väga mugav ja ohutu. Sellel niidukil on väga omapärane riputussüsteem. Nimelt niiduk ripub horisontaaltala küljes hoovastiku abil, mida siis on kopeeritud võidusõiduauto esiratta vedrustuselt. Kuna traktorite kiirused järjest suurenevad ja põllupinna kopeerimine peab olema kiirem ja täpsem, siis selline hoovastik võimaldab väga hästi järgida siis põllu kontuure ja kiiresti reageerida pinnase muutustele. See võimaldab liikuda niidukil üles-alla väga suures ulatuses 700 mm, mis on oluline siis vaaludest ülesaamisel, põlluotsal pööramisel ja ka maapinna siis, kui maapind langeb või midagi, liikuda kõvasti allapoole. Samal ajal võimaldab ta siis niidukil pöörduda 30 kraadi vasakule ja paremale. Tänu sellele hoovastikule on hoopis uue tähenduse saanud ka kivikaitsesüsteem. Kui tavaliselt niidukitel kiviga või siis postiga kohtudes liigub niiduk taha ja ülespoole, nii nagu ka see niiduk seda teeb, siis oluline on see, millise kohaga takistusele otsa sõidetakse. Et kui niidukite pöörlemispunkt tahapoole on tavaliselt traktori ripsüsteemi lähedal, siis on väga suur vahe, kas takistus tabas niiduki kaugemat otsa või traktori lähedal olevat punkti, kuna hõlg on suuresti erinev. Et kui niidukiga sõita siis kaugelt posti otsa, siis kergem jõud liigutab teda tahapoole, kui aga takistus on traktori lähedal, siis praktiliselt kivikaitsesüsteemid enam ei tööta, sest jõud on nii suur, mis seda niidukit lõhub. See uus süsteem aga ei oma vahet, millise kohaga niiduk takistust tabab, kas ta on kaugem ots või lähemal ots, sest hoovastik võimaldab niidukil alati liikuda ühe samasuguse jõuga taha üles.